tehti, on ju, et siin nagu kõlab seda, et kõik seespoolt väljapoole, et ilu tegelikult iseenesest käib ka seespoolt väljapoole, et kui me iseendaga oleme harmoonias, siis see ilmub välja ja kui me iseenda kehas tunneme ennast seest nagu hästi, see kirgab välja ka nagu selles mõttes, et siin saab turgutust sellele. Okei. Paljudel naistel on ka, nad vaevlevad kaasa arvatud ka mina valuliku menstruatsiooni käes. Kas mõned kliendid on teil ka selles osas nagu tagasisidet andnud, et see on kuidagi leevenenud või kadunud või? Ja seda tagasisidet on päris palju. Ja magneesium ju lõdvestab ja need krambid, mis tekivad menstruatsiooni ajal, magneesium võtab need ära. Ja siin tuleb jälle, mulle meeldib see nahale määrimine, et võib määrida siis seda kõhtu sellel ajal magneesiumiga, kui on need tugevad krambihood või valulikkus, et see leevendab niipidi ka väga hästi. Ja samamoodi, kui on menstruatsioon, premenstruaalne sündroom, et siis naised on hästi ärevad, neil on niisugused nutuhood, meeleolu kõikumised, magneesium rahustab siis seda närvisüsteemi ja aitab toota serotoniini ehk õnnehormooni, et naised siis oleksid natuke rõõmsamad nende päevade ajal. Et see on ju teada tuntud, et kui naised on vihased, siis küsitakse, et mis on päevad. Et magneesium aitab. Aitab seda leevendada. Et mul endal ka, et vahest on niimoodi, et see ei saa voodist väljagi, sest et nii valus on, nii vastik on olla, et seda pole ammu olnud. Teine suur teema, mida me näeme ja neid referentse on lihtsalt nii palju juba, peavalud ja migreenid. Ehk siis jälle see sama asi, et kui sa suudad neid veresoone lõdvestada, kesknärvisüsteemi, ja meil on nagu sellised referentsid inimesed, kes on nagu pinge, peavalu ja migreen, need on nii erinevad. Üks migreen ikka niimoodi lõhub. Ja siis, kui sa kuuled inimestelt, et nad läinud selle Riimägiga suuremate koguste peale 2 nädalaga saanud ära 20 aasta nagu migreenid, no sealt sa leiad neid tänukirju hästi-hästi palju. Ja täpselt samamoodi nagu menstruatsioonivaludel sa võid seda kohta nagu Riimägiga või siis meil on 2 avastamata asja, on see Riimäg lotion ja kreem, aga samamoodi kui sul on pinge peavalud, siis võtad seda Riimägi kontsentraati või Riimäg lotionit ja siis need meelekohad teed kokku, jälle väga kiiresti töötab. Minu suguvõsas oli see migreenihood ikkagi väga nagu omane ja ma ei tea, kuidas sa siis, mis sa arvad sellest lausest, et see migreen on nagu päritav, et tuleb ühest generatsioonist nagu... Ma ütleks niimoodi, et võib olla midagi geenidega küll, aga geenidel peab aru saama, et see ei ole päritav, vaid sinu see keskkond ja kõik, mida sa tarbid ja nii edasi, see kõik mõjutab. Ehk siis geenid aktiviseerivad keskkonna mõjude peale. Kui sa elad kuskil baalil, ma ei tea, hommikust õhtuni sööd seda kõige paremaid asju, ja melu midagi ei ole, vaata, kuidas inimene siis keha töötab ja kuidas ta ennast tunneb, või siis tuled suur kesklinna, kiirtoidud, kõik asjad, ja siis ütleme, et teab, et see ei ole päritav, see on ikkagi see meie elustiil. Ja elustiil käivitab tegelikult geenid, et kui sul ongi mingisugused päritavad teemad, siis väga palju asju saad ise ära teha. Ehk siis on nii palju uuringuid tehtud näiteks kaksikute peale, et üks elab ühes keskkonnas, teine teistkeskkonnas, üks on, ma ei tea, 40 kilo üle, teine on ideaalses vormis. Sinu elustiil ja harjumused lõpuks panevad need geenid vastavalt tööle. Et mina isiklikult arvan, et väga palju asju ei ole päritav, et küsimus on, kuidas sa oma elus toimetad, kuidas sa sööd, kas teed trenni, kas jälgid, teed vaimseid tervisi teemasid nii edasi, mediteerid, et siin on nii palju asju taga. Aga võib väita siis, et kui meie meie magneesiumi ja näiteks C-vitamiini varud on täis, siis ei tiku stress nii suuresti meile ligi või kas see oleneb inimesest, kuidas meie närvisüsteemi kui vastuvõtlik me olema?
No stressi puhul on lihtsalt hea teada see, et kui sa oled stressiseisundis, siis keha kasutab kõige rohkem C-vitamiini ja magneesiumi. Ja need on 2 ainet, mida keha ei suuda ise toota. Ehk siis C-vitamiini on väga hea võtta kogu aeg peale. C-vitamiin on ka väga hea detofikatsiooni. Ta aitab väga palju need jääkaineid, mürkaineid, täpselt samamoodi nagu magneesium. Ja magneesium on kõige parem põletikualande üldse. Ja liigne kaltsium tekitab ka põletikku. Et selles suhtes jah, ma ütlengi, et see C-vitamiini ja vaata, et C-vitamiinil, miks selle pulber võib-olla on väga hea või siis ka kapslitega on see, et ega keha korraga väga palju ei suuda ju ära ümber töötada, see on mingi 150–250 milligrammi korraga. Kui sa võtad rohkem, siis järgmine kord, kui vetsus käid, kõik tuleb välja. Aga kui sa teed selle nagu joogi endal valmis, seal 1-2 paned seda kulbiteed C-vitamiini, saad 2000 milligrammi täistoidust C-vitamiini. Ja kui sa võtad seda nii-öelda päeva peale, siis ta hajutab korralikult ära. Ja näiteks, mis siin nagu hästi huvitav selle ilusate tugevate juusteküünte ja särava nahal on kollagen. Ehk siis kollageeni omastamisel ja kui keha suudaks ise toota, on 2 asja vaja. On vaja C-vitamiini, ja nüüd on hästi oluline see, et see oleks täistoidust tehtud, sest sünteetiline C-vitamiin keemiliselt rakult lihtsalt niimoodi ei tööta ja teine on magneesium. Ja mul on väga paljud küsinud, ma tean, et siin paljud võib-olla ei ole väga vaimustuses sellest, et ma natuke propageerin teist asja, et isegi kui meil oleks täna kollagen ka, siis ma ikkagi ütleks sama. Kõige parem kollagen on ikkagi puljong. Keedetud puljong mahekontidest ja mida kauem keedad, seda rohkem sealt saad, kuid kui su kehas ei ole C-vitamiini, täistoidust C-vitamiini ja magneesiumi, siis enamus ei imendu ja te ei lähe selleks nii-öelda vormiks ümber. Et see oli jälle minu jaoks täiesti uus nii-öelda asi. Ma teadsin puljongid, seal ma olen juba aastaid soovitanud ja täna on ju need mahepuljongid igal pool nii-öelda müügil. See on tegelikult kõige parem kollagen. Ja vaata hästi huvitav on ka see, et mis võistleb rakus C-vitamiiniga? Süsivesikud. Kui sul on väga palju süsivesikute rikas toitumine, siis sa võid seda C-vitamiini võtta, aga rakus see süsivesik võidab tema C-vitamiini koha. Ja kas siis tekib selline nagu väsimus, selline No ütleme niimoodi, et väsimuse puhul see on vaata hästi huvitav. energiapuudus nagu? Me räägime kogu aeg, et B-vitamiinid, nüüd tuleb kevadväsimus nii edasi. Kuid tegelikult kõige olulisem asi on seal magneesium. Ehk siis keha toodab rakkudes olevates mitrokondrites, ülipisikesed nii-öelda rakk on juba ülepisike ja siis sa kujutad ette, et raku sees võib olla 1500–5000 mitokondrit, oleneb, kas ta on ajurakk või siis keha nii-öelda rakk. Ja need väiksed pisikesed, missugused nagu, ma ei tea, väiksed, ma ei tea, ovaalsed pallikesed või mis nende kuju on, need toodavad sulle eluenergiat, ehk siis seda ATP energiat, see, et me suudame teha midagi nii edasi. Ja mis oli hästi huvitav nagu avastada, kuna ma olen ju nii palju erinevaid magneesiumi võtnud, ei ole oma krampidest, ärevusest ja energiapuudusest lahti saanud, siis see nimetatakse selle ATP energia tootmine, kreebitsükkel on siuke asi. Ja meil on loengutes see pilt ka olemas. Ja selle energia tootmisel on 8 keemilist protsessi, millest 6 nõuavad magneesiumit. Ta ei saa lihtsalt seda eluenergiat toota. Ja kuna ma biofeedback aparaadiga seal üle 1000 kliendi võtsid vastu ja väga raskete kliendi, siis mis oli massiline teema endal ju samamoodi? Krooniline väsimus. Ja kui sul on krooniline väsimus, sealt tekib mis asi? Apaatsus. Sa muutud apaatseks, ei taha kellegi suhelda, sa tahad lihtsalt olla. Siis hakkad haarama mida? Süsivesikute järgi. Ja me tegime nii palju neid depressiooni neid teste ja see on minu isiklik arvamus, ma arvan, et 89% nendest klientidest, kellel oli diagnoos depressioon või meie nägime oma testidest, et oli sügavas depressioonis, ma arvan, et tegelikult on energiapuudus. No jah, kui ma mõtlen iseenda peale ka, kui ma olin depressiivses seisundis, siis tegelikult on see, et isegi sul ei tule nagu liikumine, et sa liiguks väljas, ei tule meelde, vaid sa oled nagu ühe koha peale, sa oled nii stuck, sul on nagu nii low energy ja tõepoolest sa, ma ei tea, tellidki endal nagu selle Boltiga foodi või ostadki mingeid krappi.
ostadki niisugust kiirsüsivesikut, sest see annab energiat. Ja ma arvan, et ka täna see, mina joon ka ikkagi kohvi täna, aga ma joon 1 või 2 tassi hommikul, ma näen, et minule, kui ma siin peale kella 12 võtan, siis läheb päev sassi, sest et kuidagi algul ta annab nagu hästi energiat, ja siis ta tõmbab, ja kohvi viib väga palju magneesiumi välja. Et selles suhtes jah, ma ütlen selle energia tootmise puhul magneesium on kõige olulisem mineraalaine ja kui sul seda kehas lihtsalt ei ole, siis sul seda eluenergiat lihtsalt ei ole. Ja siin ma ütlen ka, et kui sa vaatad täna kodulehel meil need klientide tagasidet, siis väga paljud räägivad sellest, kuidas energiat on juurde tulnud. Kellel on paari nädalaga, kellel kuu ajaga. Kui mina kunagi alustasin ja võtsin 450 milligrammi, siis ma ei teadnud, ma võin minna siin isegi 2 grammi peale. Ja siis, kui ma spordiraamatu läbi lugesin ja kogusid tõstsin, siis oli nagu holy crap, keskendumise võime 12 tundi arvuti taga. Jah, sa oled lõpuks väsinud, aga see võimekus oli olemas. Et ma ütlengi, minul võttis vist aasta aega suurtes kogustes, kus ma täna olen samas, kus ma olin 20 aasta energiaga. Ma olen 42. Ja ma arvan, see energiapuudus naistel, noortel emadel, üldse emadel, see on ju massiline. See ju, sa pead 24/7 olema lastel olemas, eriti kui veel beebid, siis need magamata ööd, siis, mis on hästi huvitav näiteks, me oleme hästi palju tänukirju saanud värsketelt emadelt. Jah, see sünnitusjärgne depressioon on hästi nagu omane, mu enda sõbrannadel isegi. No see on jälle seesama ideaalne komplekt, me ei ole lihtsalt sellest teinud seda. Aga näiteks beebide puhul, mida me näeme rasedatel, on see, et kui nad hakkavad seda kolmikkomplekti kasutama, ärevust ei ole. Kas sa teadsid, et enamus hirme tekib magneesiumi puudusest? Sealt hakkab see kesknärvisüsteem ketrama endale mingisugused asju. Ja mida me näeme näiteks rasedate puhul, et kus on isegi selle 3 komplektiga, lemmikkomplektiga alustanud, ärevus kadunud, siis hirmud kadunud, sünnitus on kordades kiiremini, rebendeid ei ole, taastumine ülikiire. Ja kui ema on magneesiumist ja mineraalnetest üle ujutatud, lapsed, beebid magavad kordades paremini. Sest ma ütlen, oleks need asjad olnud siis olemas, kui meil esimene laps tuli. Aasta, 7 kuud täiesti magamata. Ja mida me täna näeme, siis naine avastas hea triki. Beebidele ideaalis on see, et ema ikkagi laeb ka ennast täis, sest ta annab rinnapiimaga hästi palju toitu neid edasi. Kõige kiirem näide. Beebil määri Riimägi kontsentraat jalgadele enne magaminekut ja südame koha peale. Ja siis see tavaliselt võtab 3-7 päeva aega ja siis sa vaatad, kui palju laps, kas ainult ärkab siis selle rinna piima vajadusele või siis magab korralikult. Ja siukest asja, et nagu öö läbi vähkrevad ja kogu aeg hädaldavad. Mitte hädaldavaid, teadsid, karjuvad ja edasi. Ja kuna see võtab ärevust maha kesknärvisüsteemi, siis ma saan ka aru, meil on nii palju insomnia unetuse referentse. Ja jälle, inimesed, kes on 20-15 aastat põhimõtteliselt nagu kogu aeg insomniaga võidelnud, siis 2-3 nädalaga, kui on suuremate kogustel läinud, magavad lihtsalt nagu notid. Meil on täna ka pereterapeudid, kes meil tooteid müüvad ja soovitavad. Ja siis sa näed, sul tuleb perekond sisse, lapsed ka, laialimeneku teema, üritavad seal mingeid asju korda saada, kõik magamata, ärevus, stress, pinged üleval, hirmud ja siis 2-3 päevaga, kui hakkavad võtma, siis tulevad järgmine tagasi, et kõik kogu pere magab nagu nott. Et jälle, ma räägin, see une kvaliteet on ju number 1, et sa võid kõiki muid asju teha, aga kui sa oled nagu magamata, siis on hommikul tõused üles, midagi aru ei saa, mis toimub, lähed kööki, mõtled, mis ma kööki läksin, lähed veetsin, mis ma siia tulin, kõnnid kööki tagasi, vaata see tuttav tunne, vaata. Ja siis ongi see, et ma arvan, et selle energiapuudusega ka on tekkinud see massiline kohvi tarbimine. Just, mina ei olnud üldse kohvijooja, ma lõpetasin kohvijoomise siis, kui mul oligi ärevus ja siis mul läks ärevuse tase nagu vähemaks, ta oli ikka kehas, aga siis, kui ma ära lõpetasin, siis ma ei vajanudki teda enam ja ma olin tee peal üsna kaua ja nüüd, kui ma olin seal Austraalias ja Uus-Meremaal, siis seal on see kohvikultuur nii suur, et siis kuidagi hakkas jälle külge ja hakkasid nagu jooma ja jälle harjutasid oma keha nagu sellega, et nüüd, kui ma olen joonud, siis ma ei olegi mingit ärevust tundnud, sest keha on juba nagu
mingi harjumuse saanud, on ju. Aga jaa, meil on tõesti massiline kohvi joomine, kui sa niimoodi mainid. Aga see ongi üle maailma ja ärevuse kliendid tegelikult ei tohiks üldse kohvi juua. Et kui häda pärast, siis kofeiinivaba kohvi on ju, aga mida me näeme ikkagi see, et on inimesi, kes joovad maitse pärast, kuid väga paljud ikkagi joovad selle pärast, et lihtsalt liikuma saada. Ja siis ongi, kohvi viib jälle räigelt magneesiumi välja ja kui sul magneesiumi ei ole kehas piisavalt, siis keha ei suuda seda energiat toota. Ja siis oledki siuke surnud ring. Kohvi ja õhtul ka kohvi veel. Ja siis kasutad seda reemägi. Aga siis sa töötad vastu ju tegelikult. Aga mis on hästi huvitav on see, et kui inimesed on laadimise peale bänd, siis väga paljud inimesed, mina kaasa arvatud, 2.-3. kuul ütlevad, nad ei taha kohvi enam juua, sest energiat on nii palju. No vot, jah. Et see töötate nagu sellega. Ma kuskilt lugesin, et tegelikult magneesium aitab ka tegelikult naistel rasestuda, ehk siis nagu tegelikult võib ju öelda, et need tooted loovad uusi beebisid. Ja meil on juba... Tegelete tegelikult väga suure ülla eesmärgiga. Et selles suhtes jah, et meeste ja naiste viljatus on otseselt ka magneesiumiga seotud ja see naiste terviseraamatus väga hästi toob selle nii-öelda välja. Ja ka magneesium. Ja, et seda siis on võimalik saada 5 euriga, veel kordan üle, sooduskoodiga naine saate 22 euri alla, ehk siis 5 euriga. Täna ka paar referentsi selle rasestumise osas olemas, nii et ei, väga lahe. Jaa, et selliseid asju nagu see on uus elu, uue elu loomine, et nagu, et sellele aitate kaasa, et see on nagu vau. Aga kui tulla korraks sa mainisid neid jalakrampe ka, siis minul oli samamoodi, et ega ma Austraalias viibides väga nagu magneesiumit ei tarvitanud ja mul olid väga nagu intensiivsed trennid ja õhtuti tundsin mu keha on hästi nagu stiff ja öösiti hakkasid siis ka need esimesed krambid pihta, mida mul tegelikult ei olnud ikka tükk aega, ma ei olnud kogenud, aga need on ikkagi vastikult nagu, väga vastikud nagu, et võib-olla natukene ava veel seda krambi kohta, et me võib-olla et on ju olemas tegelikult neid igasuguseid määrdeid ka, et kas need ka aitaksid, kui ma panen neid nagu... Sa mõtlen, et magneesiumi mingeid roll-onne asja. Ma küsin niipidi vastu enda kogemuse olemusega. Oled määrinud, oled saanud ära või? Ei. Jah. Et siin ongi jälle selle tehnoloogia küsimus, et kui me teame, et need ka magneesiumi toidulisandid, mis soolestikku peavad läbima, et isegi sealt sa ei saa kramp ära, siis kuidas peale määrimine on aidanud. Et doktor Kära-Löndiin soovitab ka neid jalavanni asju teha ja soovitab ka magneesiumoksiidi võtta, kui sul on väga tugev kõhukinnisus. Et aga meil selle järgmisel pildi peal on tegelikult suht avastamata pärlid ja sa võid võtta Riimägi kontsentraati, aga osadel on ikkagi see, et sa pead kas siis, ma ei tea, kas kookosrasva või mingi kreemiga seda segama, et ta natukene, kui inimesel on tundlik nahk, siis ta võib natukene selliseks kipitama nii-öelda hakata. Mina näiteks ei tunne mitte midagi, aga need on 2 täiesti avastamata pärne ja ma arvan, see Riimäg Lotion Plus. Seal on Riimäg sees, seal on igasugused, ma ei tea, hobuse rasvadest kuni ja Riimäg Lotioniga täiesti nagu mul on nii kahju, et ma ei teinud pilti, mul oli isa, oli haiglas ja ta oli teoreetikumide peale, ehk siis veeeraldajatel. Ja siis ongi see, et inimene tõmbab kokku, külmaks muutub, tekivad need, nahk läheb hästi tugevaks, jäigaks ja tal olid jalad olid niimoodi, vaata nagu see, ma ei tea, Aafrika jõgi, mis on ära kuivanud, vaata need praod seal. Tal oli samamoodi nagu mikropraod ja need kõik valged. Ja siis mõtlesin, kas ma teen pildi või ei tee, mõtlesin, okei, ma ei tee siis, on ju, et lihtsalt. Ja siis mõtlesin, panin ülivähe seda Riimäg Lotionit, panin ühe suraka, on ju, ja tegin tal siis nagu jalad kokku, siis ma sain kohe aru, et seda oli liiga palju, seda kulub ülivähe. Ja siis õõrud ja siis vaatad nagu, mis asja nagu hõõrumise käigul juba need praod kõik kadusid ära. 10 minutit hiljem, tal oli vaata kand ka veel, need kannad on hästi pragulised ja tugevad. 10 minutit hiljem läksin vaatama ülipehmed, mõtlesin nagu wow. Ja nüüd massöörid on selle toote avastanud. Ja sa kujutad ette, kui sul on toode, mis võtab närvivalud ja pinged maha,
ja siis ta teeb naha üli pehmeks, aga sul tuleb klient, kes on ülipinges. Esimeses faasis, mida need massöörid tegid, olid see, et nad pritsisid pritspudeliga seda Riimägi peale. Aga ikkagi mõnel on tundlik lahk nii edasi. Ja siis, kui nad avastasid seda Riimägi lotioni, siis sa kujutad, et istud seal või lamad seal ja siis ta mudib sind kõik ära. Ja siis sul on selline toode, mis teeb naha ülipehmeks, aga see lõdvestab kõik pinged maha. Mis sa arvad, kas need kliendid on uuesti tagasi tulnud või ei ole? No ikka on, jah. Et Riimägi lotion sobib siis nii-öelda üle keha ja Riimägi Balm on tegelikult siis nii-öelda nagu keha peale. Aga ütleme jälle, spordis vaatame Riimägi lotionit, me just saime siin mitmel inimesel tagasi, et ta ei võtnud Riimägi enne, ta lihtsalt tahtis näha, kas ta saab nendest jalakrampidest lahti, mis seal öösel on. Pani Riimägi lotionit peale, et see nagu holy crap, kohe olid kadunud. Aha, et see nagu määrde aitab siis. Ja, aga ikkagi alati, et üks asi on pinna peal, aga jälle, nagu sa ütlesid, ilu hakkab seest poolt ja kõik need toitained. Aga lihtsalt jälle ma ütleks 2 täiesti avastamata nii-öelda pärli. Et kui sa ei taha seda kontsentraati peale panna, siis ma arvan, see Riimägi lotion, naha peale igale poole on üks parimaid lahendusi. Jaa, vot. Väga hea teadmine nüüd. Minu meelest, kui ma kuulen ümberringi, siis mulle tundub, et iga eestlane on ühe korra nagu läbi põlenud. Et ma ei tea, millist mõju magneesium selles mängib sinu arvates? No jälle ma arvan, üks kõige olulisemaid mineraalaineid. Läbipõlemine on tegelikult ju... Sest me tegelikult seostame seda ju tegelikult liigse ületöötamisega. Me ei seosta seda mingi magneesiumiga ju. Jah. Eks seal ole väga palju muid asju ka, et kui sa teed kogu aeg tööd, mis sind tõmbab energiast tühjaks, sa põled lõpuks läbi, et see peab nagu tasakaalus olema. Aga kui sul ikkagi kesknärvisüsteem ja nüüd ta neerub, magneesium on kõige parem mineraal, mis kaitseb neerupealseid. Ja kui sa kogu aeg oled võitle ja põgene seisundis, siis neerupealsetele sa annad kogu aeg piitse, et toota rohkem adrenaliini. Ilma adrenaliinita me ei suuda silmi ka pilgutada. Aga kui see piitsutamine käib kogu aeg ja mis kõige rohkem piitsutab neerupealseid? Kohvi. Saad aru jälle, ja ta viib magneesiumit jälle tühjaks. Eks siin läbi põlemisel on ka vaimseid ja füüsilisi kõiki asju, aga ma ütlen ka jälle, me jõuame täpselt samamoodi jälle selle kolmikkomplekti juurde. Et kui sa oled läbi põlenud, kilpnäär ei tööta korralikult. Kui sa oled kogu aeg võitle põgenes, seedimine ei tööta. Sest et kui sa oled võitle põgenes, siis kogu verevarustus seedimisest läheb lihastesse, sest et kui sul on vaja lõvi eest või kurja koera eest ära joosta, siis keha küll selle mõtle, kuule, võta nüüd rahulikult, seedime korralikult seda asja siin, Et on väga heaks toeks, kuid ikkagi läbi põlemise puhul, kui sa ikkagi endal aega ei võta ka, ja sa teed kogu aeg asju, mis sul tõmbavad energiast tühjaks. Mõnikord ka on mõned inimesed, kes istuvad ohvri rollis, räägivad ja siis veerand tundi räägib ja 5 minutit sa täiesti kottis omadega, sa ei suuda sealt nagu midagi nii-öelda teha. Et jah, ta on väga hea toetaja, kuid ise peab ka ikkagi tegelema. Ma ütlen näiteks läbipõlemise ja depressiooni puhul, sa ei saa öelda sügavas depressioonis inimesele, et mine jookse nüüd 10 kilomeetrit, aga kui see võimalus oleks, siis palun, mine jookse iga päev 5 või 10 kilomeetrit ja vaatame 6 aja pärast uuesti, kas sul on depressioon või ei ole. See füüsiline liikumine on nii oluline lihtsalt, et sellest ei saa nagu üle ja ümber.